Rocca al Mare kool on koht, kuhu meid kooli ajal ei kutsuta. Kutsutakse karantiini ajal, sest Rocca al Mare koolis on need üles saanud kah õpetajad. Muidu täitsa õpetaja moodi, aga käitumine üldse õpetajat ei meenuta. Kell on 6:30 vara hommikul, kuid juba esimesed õpetajad tegutsevad. Mis te toimetate? Meil on Tammjärgemäega juba kõik kokku lepitud nagu. Ja et me siin mõtlesime paralleelselt teha ilusad kartulivaud ja porgandit panna kindlasti eestlaste lemmikule. Ahah, ma näen, et see asi on kuidagi tammelehtedega seotud. Absoluutselt. Jah, Tammjärv. Aga meie liigume oma saatega edasi. Tere hommikust, armas koodimaja. Tere kõigile raadiokuulajatele. Eile leidis aset õnnetus H-korpuse nurga peal. Kokku põrkasid Ergo ja Jason oma arvutikärudega. Probleemile leidis lahenduse juhtkond, kes koostöös Kärusõit OÜ-ga tõid meie kooli aula ette kärusõidukursuse. Tere! Täna tutvume Google'i äraostetud rakenduse YouTube tuttavaks saanud programmiga What's in my bag. Eesti keeles tähendab see siis, mis on minu kotis. Urmas, aitäh! Nüüd tutvume koti sisuga. See on banaan. Nüüd võtame külje vahetasku. See on reflektor. See on banaan. Siin on siis jõuluepisoodi kaunistused. Panen siia need ära. See on banaan. Ja siin kiikame nüüd ka füüsikaklassi. Oi, Mikk Viins. Ma näen, et sa oled omal siia stuudio ehitatud. Ja, siin on meil siis kooli internetikaabel. Tere! Teate, me täna vaatamegi hoopis, mis on kaamera taga. Behind the scenes, see tähendab eesti keeles kaamera taga. Nii, siin on Urmas, meie abijõud ja stuudio eesruumid on meil siin kohe niimoodi tehtud ilusti ka korda. Me oleme siin koridori peal, esimese klassi lapsi meil hetkel siin ei ole ja üldse praegu see koridor on tühi. Võiksime siit kohe mõelda. Las ma teen ikka ise enda tööd. Sina mine stuudiosse palun. Aitäh. Härra Pallu!
absoluutselt iga inimene, kes seda lugu praegu kuuleb, tõusib püsti ja pöördub endale lähima tantsupärast poole. Nali naljaks, aga siis ei ole mingi harjutusega õppus. Tõusin Eestit, tõusin suve. Kuule, nii on päris hea, täna õhtul kuskil minema. Oleme tagasi otselülitusega olümpiastaadil, kus oleme jooksusaginas kinni püüdnud Alari Põllu. Alari, anna siis sinul 200 kilomeetri jooksmine. Kuidas on jooksuks ettevalmistus sujunud? Kuule, väga hästi selles suhtes, et esiteks käisin koos oma õpilaste käisin jooksmas, panin nad enda mundet jooksma, jooksin ise ka kaasa, et ikka vaadata, kas poisid ikka teevad korralikult asja. Siis oli 30 sekundi jooksul kätekõõrsed, neid tegid ka poisid õnneks tublisti ja saatsid mulle tulemused. Ja see tõstis minu motivatsiooni, et hakata ka jooksma. Sina oled suureks inspiratsiooniks kõikidele Eesti noortele. Mis oleks sinu sõnum neile? Kuule, ütleme nii, et ma arvan, et mõistlik oleks käia ikka jooksmas ja loomulikult ka hetkesega hoida distantsi. Nüüd aga küsimus, mis mõlgub mõttes igal Eesti inimesel. Kas täna tuleb medal? No ega see on lihtne küsimus selles mõttes, ega siia pole sama mõtet siksima tulla. Et minul on hea ettevalmistus olnud ja ma arvan, et siin medal on täitsa kindel. Aga aitäh sulle ja edu jooksule! Aitäh! Teile esineb Nublu Saharov ja ma kartsin kord südame, kaotan nüüd vist kaotan mõistusega. Päeval helistasin ma sulle, sest et ma ei mõistnud. No tervist, kallid Instagrami jälgijad. Jõudsin lõpule, sain oma 200 kilomeetrit. Aitäh. Nii. Ühesõnaga jõudsin lõpule ja sain tehtud oma selle jooksu. Läks väga hästi. Alari, sinu jaoks siis täna viimane koht ja täielik häving. Mis juhtus? Ütleme nii, et vabandusime otsida ei tahaks, aga siiski peaks ära mainima, et tekkis väike tuul siin nende akende vahel, tekkis tuuletõmbus. Ma saan arvestada sellega, see pani ikka päris siukse normaalse põntsu, samuti oli jooksuketsiga veits probleeme. Mõnes kohas oli siuke imelik pinnas, mis nagu üldse ei tahtnud enam haakuda ja suits hakkas ringi käima. Et sinna ma arvan, minutid läksid. Aga kuhu kadusid need tunnid? Selle mõttes kohe kindlasti mitte, ei olnud mingit tunde seal, ma arvan majus, et tegu oli ikkagi minutitega. 500 000 € toetusi rääkimata sponsorrahadest. Kas need kõik võib nüüd maha kanda? Ei tahaks maha kanda selles mõttes, et mul on ikkagi need, ma arvan, väga hästi vaja ja ega ilma rahata joosta ei saa, et keitse on vaja ja loomulikult ka spordikeele osta. Näeme siis järgmisel võistlusel. Head aega. Ingrid, mis sa päriselt arvad, et Alari jookseb ära selle või? Maris, Alari on mees. Alari on raudmees, ta saab kõigega hakkama. Mina ei usu. Nii, kas te mäletate, mille juures me pooleli jäime? Johann Sebastian Bach. Et kui me rääkisime Johann Sebastian Bachist, siis kindlasti peab mainima ka meie väga kuulsat ja austatud barokk-helilööjad kui Jean-Baptiste Lully. Et ta ei ole Lulli ega Luli ega ei ole Jaan ega ei ole Baptiste ega ei ole Lüli, vaid on Lully. On Lully, kes oli siis Itaalia päritolu helilooja ja ta oli tants kõige kuulsam balletis ka. Et käisin siis mina eile TikTokis ja nägin seal Hannat. No eks igaüks teeb selle ajaga, mis ta soovib, aga meie oma noortekooriga, meie saadame üksteisele pilte maikellukestest. Tundub, et siin püstitatakse teist rekordit. Kus? Issand jumal, seal elab ka keegi. Kord läks üks väike eestlane oma puidust paadiga põhjarannikult välja.
ja ta suutis kogu viikingite laevastiku ühe pauguga katki teha. Ja isegi Oodin kartis neid eestlasi. Ja mina hakkasin täiendama Moopiku keskkonda. Mis sa arvad, mis ma sinna esimeseks panin? Muidugi toidupüramiidi. Ja mina hakkasin ka nüüd igasuguste erinevate asjade fermenteerimisega tegelema. Ja mõtlesin, et oleks ju teemakohane võtta meie koolihoovist tammetõrusid. Ohoo! Ja Kaia sai kujuta ette. See on täielik väetoit. Ma ütlen sulle, see on number 1 superfood Eestis. Ma luban sulle. Karantiini ajal on paljud õpetajad leidnud enda jaoks uusi hobisid. Nüüd lähme vaatame, mis šarmikas noormees on külas meie vene keele õpetajad. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион. Ой, так, как джентльмен. О, очень шармантный, очень. Filmi ja punane tuluke. Oi, nii tore saab üle rääkida. See karantiin minu arust on ikka nii vahva asi, mida me kõik ühes koos õpetajatega koos olla, igast lõbuseid toredaid mängida. Mina olen hommikuti hakanud tegema tervisevõrmist. Oi, kui tore see on. Üks eelmine nädal meil natuke väike äpartus juhtus, et Toivo oleks peaaegu ära ruppunud, aga ei, see ei ole mitte midagi. Teate, meil on ikka koolis nii toredad õpetajad. Ma saan nii palju teada nende kohta. Teate, meie õpetaja Alari jookseb meie koolis edasi tagasi 200 kilomeetri. Oi, kui ma ikka vahet vaatan, et kuidas ta ikka purab seal. Aga teate, sellise eluga võis ikka täitsa ära harida. Nüüd lähme vaatame, mis toimub aulas. Tere tulemast vaatama maailma lõbusaimat peremängi. Tere õhtust, kallid televaatajad! Mina olen saatejuht Raimond Pääru ning tere tulemast vaatama Rooside sõda! Minu paremal käel perekond Sexbox ja murumängud. Tiimikapten Elle, kelle oled sina täna endaga kaasa võtnud? Tere, Kris, Raimond. Minul on siin vallatute kiharatega linnupoeg Erki. Tere, Erki! Tere, Raimond! Barcelona andunud toetaja Timsik. Tere, Timsik! Tere, Raimond! Ja Nice and Juicy Kaisa. Tere, Kaisa! Tere, Raimond! Ja nende vastas perekond Juudahäll. Tere, Roonat! Tere, Raimond! Kelle oled sina täna meiega kaasa võtnud? Alati hea ja sooja südamega Turumees Sass. Tere, Raimond! Tere, Sass! 1000-aastaseks elav Silja. Tere, Raimond! Tere, Silja! Ja proua mis iganes, Juuses Kristus. Tere, Raimond! Tere, Kristi! Nüüd kutsume aga tiimikaptenid ette laua juurde. Nii, 100 õpetaja käest oleme küsinud järgnevat küsimust. Nimetage asi, mida võiks leida õpetaja Ergo kotist. Kiirem oli jälle. Arvuti. Arvuti. Rahvas ütleb. Tubli jälle. Aga Ronald, kui leiad asja, mis sobiks paremini kotti, siis saate küsimusega enda laua juurde minna. Õpik. Õpik. Rahvas ütleb. Aga Elle, suundume siis teie meeskonna laua juurde. Nii, Erki, nimeta asi, mida võiks leida õpetaja Ergo kotist. Põhiseadus. Erki ütleb põhiseadus. Rahvas ütleb. Voh! Timsik, nimeta asi, mida võiks leida õpetaja Ergo kotist. No mis võiks ühe meie kotist leida, äkki jalgpall? Jalgpall. Rahvas ütleb. Ei ole kahjuks. Come on, party people, ole nüüd. No Kaisa, nimeta asi, mida võiks leida õpetaja Ergo kotist. No näiteks marker, mis ei tule seinalt maha. Kaisa ütleb marker. Rahvas ütleb. Marker olemas, väga tubli. Nii, perekond Juudahääl. Pange nüüd pead kokku, sest peale järgnevat valet vastust tuleb kord just nimelt teie juurde. Aga nüüd tagasi Elle juurde. Elle,
nimeta asi, mida võiks leida õpetaja Ergo kotist. Äkki mingi SKP statistika pläma? SKP statistika. Rahvas ütleb... Ei ole kahjuks. No nii, Erki, sinu käest ma ei küsi. Jaak, Timsik. Saatus on nüüd sinu õlgadel. Nimeta asi, mis võiks olla õpetaja Ergo kotis. No jalgpalli ei olnud, äkki on pingssireket. Timsik ütleb pingssireket. Rahvas ütleb... No ei olnud kahjuks see. Ma mängin seda mängu esimest korda. Ole hullu, Jaak. Siin mängus on kõik võimalik. Aga nüüd perekond Juuda Häll. Kristi, mida pakud sina? Videokaamera. Pakuksin ka videokaamera. Võtmed. Ja tiimikapten Ronald, sinu sõna jääb peale. Mis jääb lõppvastuseks? No jääme videokaamera juurde. Videokaamera. Rahvas ütleb... Videokaamera olemas, tubli! Ja selle raundi võit läheb perekond Juuda Hällile. Väga tubli. Vaatame üle, mida õpetajad oli veel pakkunud. Tere tulemast tagasi Rooside sõtta, kus viimase vooru eel on juhtimas tiim Juuda Häll. Ning nüüd otsustava küsimuse juurde. Erki, Kristi, palun lähme laua juurde. Nii, üks käsi lauale, teine selja taha. Ja küsimus on, nimetage uusaasta lubadus, mis on Margus Tänav püstitanud 2021. aastaks. Kiirem oli Erki. Avada kunstigalerii. Avada kunstigalerii. Rahvas ütleb. Kahjuks ei ole. Nii, Kristi, kui suudad öelda kas ühe õige vastuse, siis läheb teatepulk just nimelt sinu tiimi juurde. Äkki kolläb Tauno Kangroga? Kolläb Tauno Kangroga. Rahvas ütleb... Suurepärane, Kristi. Lähme teie tiimi juurde. Nii, Sass, nimeta mõni uusaasta lubadus, mille võis Margus Tänav püstitada järgmiseks aastaks. Äkki mõni uus hobi, näiteks kooriminek. Sass ütleb kooriminek. Rahvas ütleb... Ei olnud kahjuks õige. Tundub, et õpetajad arvavad ikkagi teistmoodi. Silja, mida arvad sina? Mis võis Margus Tänav oma uue aasta lubaduseks püstitada? Avastada end ja olla eneseotsingutel looduse rüppes. Väga huvitav valik. Rahvas ütleb... Nii, perekond Sexbox ja murumängud. Nüüd on teie kord panna pead kokku ja mõelda, mis võiks olla õige vastus, sest just järgmise vale vastuse puhul tuleb teatepulk teie juurde. Kuid nüüd, tiimikapten Ronald, kas päästad uppuva laeva ja suudad öelda mõne õige vastuse? Äkki seljatad oma pehmus ja olla natuke karmim hindaja? Huvitav vastus. Rahvas ütleb... Väga tubli! Tagasi sinu juurde, Kristi. Mis võis olla Margus uusaasta lubadus? No, äkki langevarju hüpe. Langevarju hüpe. Rahvas ütleb... Langevarju hüpe. Väga tubli. No nii, Silja, taas kord sinu juurde. Mis võis olla uusaasta lubadus? No, kui ta end loodusega siduda ei soovi, siis äkki hoopis läbi füüsilise pingutuse. Ehitamine on praegu väga popp. Äkki ehitab endale parve. Äkki ehitab endale parve. Rahvas ütleb... Ei läinud täppi seekord kahjuks. Tagasi perekond Sexbox ja murumängude valguda. Kaisa, mis sa arvad? Mis võis olla Margus uusaasta lubadus? Ma ei tea, äkki Margus lubas, et ta joonistab teiste õpilaste töid vähem. Timsik? No äkki mõne spordiklubiga liituda, näiteks padel. Huvitav. Erki, mis sina arvad? Tsiteerides Sokratest, siis tarkus on teadmine, kui vähe me teame. Äkki ta otsustas mõne uue eriala õppida.
nii, Elle, tiimikapten, mis on lõppvastus? Näkku-makku 7 korda järjest. Kaisa räägib ainukesena tarka juttu. Ütleme õpilastele vähem oma töid joonistada ja kui see õige vastus ei ole, siis mina lähen oma puuelevandiga teise liivakasti mängima. Elle ütleb õpilaste töid vähem joonistada. Rahvas ütleb. Ja kõige populaarsem vastuse variant. Väga tubli. Aga enne veel, vaatame, mis oleksid olnud teine ja 4. vastuse variant. 4. vastuse variant oleks olnud teha maailma suurim maaling, väga marguslik. Ja teine vastuse variant kirjutada eluloo raamat. Ning õpetajate pakutud nimed raamatu pealkirjale olid järgnevad. Püha Marguse ilmutus, Moona tänav, vabadusi Marguse barrikaatidele, Marguse tütarde röövimine, kadunud Marguse tagasitulek, Margus Pärli kõrvarõngaga ja Sikstuse Margus. Ning Roosja sõja võitja on perekond Sexbox ja Murumängu! Palju õnne! Nii, aga Elle, sinuga lähme nüüd loosiratta juurde. Ja tänasel auhinna laual on kõige vaba leib, leiba õpituba minuga, 2 viilu leiba, leib jõhvikatega, leib ürdivõiga ja leib pähklitega. Nii, sina, Elle, mine nüüd naiste juurde ja Kristel räägib meile kohe, mida sa tegema pead. Reeglid on lihtsad. Ratas peab ära tegema vähemalt 1 tiiru. Õnn kaasa. Ja tänases saates on perekond Sexbox ja Murumängud võitnud 2 viilu leiba. Teie lõpuhuvilistega kohtume juba järgmine nädal. Meie hakkasime Roonandiga selleks Roosja sõjaks harjutama juba 3 kuud tagasi ja kui ma täna nüüd kuulsin seal üleval, et ta skoorib, siis ilmselgelt minul õpetajana on uhke tunne, et meie töö on kandnud lopsakaid vilju. Mitmes korruks sinul läheb? Ha! Ainult jänkid teevad kurvisi, Kristjan. Mina teen hoopis vaata. Tere, kallid õpetajad! Taas on saabunud igaõhtused meelerahuminutid. Võtame hetke, et hingata rahulikult välja ja lõõgastuda. Võtame sisse oma rahupoosi. Hingake sügavalt sisse ja välja. Järgmiseks mudime oma pingespunkte, kõrvalestad, kael ja õlad. Aitäh, et vaatasite videot. Vajutage subscribe nuppu ja laikige. Vajutage kellukest, et saada teateid. Ja nüüd teeme preview, mis tähendab eesti keeles siis eelvaade järgmise nädala videole. Täna teeme siis kolläbi koos Rivoga. Eesmärgiks on siis öelda Chabi Bunny. Urmas.
Noh, Rivo, hakkame siis sööma. Sul me paksuks ennast. 1, 2, 3. Appi, ma vajan armastust, ma tahan jällegi olla su. Appi, ma vajan armastust, ma tahan jällegi olla su. Appi, ma vajan armastust, ma tahan jällegi olla su. Appi, ma vajan armastust. Õhtuti vähkreid ja vingerdan voodis, käed teki peal, vahel unistan sust. Just nagu oleksin tarvitanud joodi, kuuleb Tallinn mu karjatust. Appi, ma vajan armastust, ma tahan jällegi olla su.